Mulle järjest rohkem meeldib mõtiskleda ja rääkida põhimõtteliselt sellest, mis on päris või mille üle väga ei saa vaielda ja mida saab ise järgi uurida või vaadata enda kohe seda teha, ei pea nagu kuskilt midagi lugema minema või ei pea midagi kellegi teise arvamust kuulma, vaid enda vahetust kogemusest. Näiteks praegu ma kuulen linnulaulu. Miskit teab, et lind laulab või et mingisugune heli toimub. Tundub, et lind laulab. See on tõde, see on fakt, jah. Heli toimub. Ja on miski, mis teab, et see heli toimub. See heli saab olla siin minu jaoks, sest mina olen siin. Need puud saavad olla siin minu jaoks, sest miski, mis teab, on siin. See päike saab olla siin minu jaoks, et on olemas miski, mis teab, et on siin. Keha, see keha on siin seepärast, et miski teab, et ta on siin. Tundub loogiline, et ma ei räägi midagi sellist, see on nagu siililegi selge, see on nagu väga elementaarne. See ei ole midagi ju, see on kõige elementaarsem asi üldse, kõige loogilisem asi üldse. Miski teab, kui ma katsun, kui see keha katsub silmi, siis miski teab, et on olemas silmad, mis aitavad näha. Kui pole olemas midagi, mida teada, siis ei ole olemas ka teadjat. Kui pole olemas, mida tunnistada, siis pole olemas tunnistajat. Kuidas saab olla tunnistaja, kui pole midagi tunnistada? Mis asi tähendab, kus see on nagu nagu hommikul unest ärkad ja seal ei olnud, sa ei näinud unes midagi, siis on blank, sul on nagu mingi vahe on nagu ära lõigatud ja ütleme, et sa lähed õhtul magama, 8 tundi magad, hommikul ärkad ja ütleme, et oli sügav uni, ühtegi unenägu ei olnud, siis ei ole ka olemas tunnistajat. Ei olnud, sellel ajal ei olnud ka tunnistajat, kuna polnud midagi tunnistada. See on umbes, et kui pole tähelepanu, kui pole midagi tähele panna, siis ei ole ka tähelepanu. Ja kõik need asjad nagu toimuvad, mida ma tähele panen, minu kogemuses.
ma pole väljaspool enda kogemust mitte kunagi midagi tunnistanud. Nagu keegi pole midagi tunnistanud väljaspool enda kogemust. Kui sa ütled, et mõni inimene on jobu, siis ta on sinu kogemuses jobu. Sina ütled selle kohta, see on sinu hinnang, et ta on jobu. Kui sa ütled, et mõni inimene on imeline, siis ta on sellepärast imeline, et ta on sinu kogemuses imeline, sellepärast et mõtted ütlevad selle kohta imeline. Ja nii on iga asjaga. Kõik, mis toimub sinu elus, see on sinu maailm toimub sinu jaoks, sest sina oled, mis iganes sa, kelleks sa ennast ei pea, sina oled. Kõik toimub sinu elus nii, sellepärast, et sina oled seal. Kes teab, et nad nii toimuvad. Kogeja, miski, mis kogeb kogemusi. Kui pole midagi, mida kogeda, siis ei ole ka kogejat. Jällegi. Sa võid selle väite ümber lükata muidugi. Kas sinu kogemuses saab olla midagi siis, või kas kogeja sinu vaatenurgast saab olla siis, kui pole midagi, mida kogeda. Pole midagi näha, pole midagi kuulda, pole midagi maitsta, pole ühtegi lõhna, pole ühtegi emotsiooni ega tunnet, mitte midagi. Kas sa oled siis olemas? Kas sa saad olla siis olemas? Kui pole olemas kogemust. Tagasi keha juurde tulla. Tihtipeale mõeldakse, et me oleme nagu keha, aga miski kogeb ju keha. Miski teab, et on olemas keha. Miski teab seda. Miski on kohal, kes teab või mis teab või tunnistab või kogeb keha. Üks vaatenurk, mis saab olla, on, et vaata, mitte me ei ole mingi karakter, mis liigub läbi aja, vaid miski, mis on kohal. Ehk siis nii-öelda kohalolu. Miski, mis on siin. Aga see, mis siin on, see ise ongi siin olemine ilma mingi objektita. Seepärast kõik objektid, puud, kõik visuaalsed objektid, mis läbi visuaali tulevad või läbi kõrvade või mõtted, need on nagu objektid. Miski on kohal. Miski on siin. Miski, mis teab.
ja kogu aeg siin praegu. Miski, mis teab, et on olemas eelmine hetk, kuigi mis on, ja see toimub alati siin praegu. Eelmine hetk, nii kummaline kui see ka ei oleks, toimub siin praegu. Mis on kohal? Kohalolu on kohal. Kohalolu on kohal. Siin olemine on siin. Tundub nagu mina ja see on nagu mina. Esimene nii-öelda ma ei saagi öelda asi või esimene objekt, mis kohal on mina. Ja. Aga ilma ühegi järgneva loota, mõtteta, mineviku loota, mis kogemus on kohal siin praegu. Kogemus. Mina. Ilma sinuta ei oleks sinu jaoks kogemust. Jällegi see on nii naeruväärselt elementaarne tegelikult, aga tihtipeale me ei ole nii lähedal sellele hetkes toimuvale. Me oleme nagu lugudes enamus ajast kogu aeg, et mineviku ja tuleviku lugudes, aga et ankurdada ennast järjest rohkem ja rohkem sellesse kogemusse, olla nii-öelda siis teadlikult kohalolu. Öeldakse, et inimene on kohal või et praktiseeri kohalolu. Kui sa ise oledki kohalolu, mis teab kõiki objekte, teab kõiki mõtteid, teab kõiki objekte, mis selles kohalolus või praeguses hetkes toimub. Kohalolu põhimõtteliselt siis saab vaadata, et on miski teadlikult olemas siin praegu ja kogeb. Seda, mis vahetus reaalsuses toimub. Praegu näiteks sa koged seda vibratsiooni, mis su seadmest tuleb. See on lihtsalt vibratsioon. See on heli vibratsioon. Aga kuna sa oled varem puutunud kokku nende helivõngetega, siis sa oskad aru saada, nii-öelda toimub automaatne tähendus. Ja kuna sa oskad eesti keelt, siis sa saad aru, mida see vibratsioon tähendab. Kui ma räägiks praegu sinuga näiteks hiina keeles, eeldades, et sa ei oska hiina keelt, siis see heli vibratsioon oleks sinu jaoks lihtsalt müra.
kõik tegelikult, mis sa kuuled, on praegu müra. Kui sa hästi lähedale tuled. Isegi sellest tähendustest, mida see müra nii-öelda siis, kuidas see tõlgendus automaatselt toimub sinus, mida see müra tähendab, siis on ta lihtsalt müra. Näiteks linnud teevad mingisugust heli, kuigi ma ei näe ühtegi lindu. Aga ma eeldan, et need on linnud. Ma ei saa sellest lindude keeltest aru. See on lihtsalt tavaline müra. Ütleme näiteks, et kui lind kuuleb mind praegu rääkimas, siis minu suust või selle keha suust tulev heli on lihtsalt müra. Ma arvan, linnud on nii hetkes, kui üldse saab olla. Nagu linnud on ühenduses. Kogu see ökosüsteem või ülejäänud loodus on nagu üks ökosüsteem või üks organism või elu või jumal on kõige selle taga. Ja. Aga inimestel on olemas mõistus ja eraldi identiteet. Ja see eraldi identiteet ehk siis mõtted, need eraldavad meid nii-öelda siis ülejäänud väljast. Nii-öelda siis vaimne ärkamine või spirituaalne ärkamine, mis ongi siis ilma selle kõrvalidentiteedita ei oleks kedagi, kes saaks nii-öelda spirituaalselt, millest need müstikud räägivad, valgustuda. Ja. Tänu egole on üldse see võimalik. Tänu mõistusele me saame küsida, oota, kes ma olen? Lind näiteks temal ei ole seda võimekust või vajadustki, kuna lind juba on see, mis ta on. Linnul ei ole mõtteid, mina olen lind, lendan siin ringi. Lind ongi juba üks, nagu elu, lind ongi eluga üks. Nagu kogu selle metsaga põhimõtteliselt üks, kogu universumiga üks. Ja, ei ole eraldust. Ta ei tunne ennast, mina olen eraldi lind, kes siin lendab ringi ja ma ei tea, mis asju teeb. Loodus on selle taga, nagu meie kõikide taga. Me oleme samamoodi üks. See, mida sa enda ümber näed või koged, see oled ka sina. Aga tänu mõistuse identiteedile tunneme ennast eraldatuna ülejäänud keskkonnast. See on jaa, põhimõtteliselt see on nagu mingisugune meditatsioon, seda saab võtta meditatsioonina. Ma räägin sellest, mis on nii. Võib mõelda, et see on mõni võib mõelda, et see on sügav teema, tegelikult see on kõige lihtsam teema või kõige elementaarsem või loogilisem
teema, kõige kogemusele kõige lähedasem teema üldse, ma räägin nagu otsesest kogemusest. Ma ei räägi midagi, mida saab nii-öelda, ma räägin sellest, mis toimub praeguses hetkes, nagu igaühe elus põhimõtteliselt toimub igal hetkel miski, mis on olemas, miski, mida kogetakse. Sinu elus on asjad täpselt nii, sest sina ütled, et nad on nii. Sinule jääb viimane sõna. Sina ütled, et kes on hea, kes on halb, miks ta on halb. Sinul on viimane sõna. Kõik head.